Tere hommikust siis kõigile. Mina olen Külli Salo, andmepõhise aruandluse projektijuht Maksu- ja Tolliametis. Ja Maksu- ja Tolliamet on ühinenud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt juhitava reaalajamajanduse projektiga ja fookus meil siis on edendada üleminekut andmepõhisele aruandlusele ja kõiki neid tegevusi rahastatakse teadus-arendustegevuse eelarvest. Ja mul on suur rõõm, et täna siis on meie esimese tulemuse veebiesitlus ehk projektis on siis valminud ärianalüüs, mille eesmärgiks oli uurida palgaandmete esitamist otse raamatupidamistarkvarast. Ärianalüüsi teostaja oli Nortal AS ning analüüs kestis ametlikult küll 8 kuud, kuid ettevalmistused analüüsiks algasid juba pea aasta tagasi aprillis 2023. Ja analüüsi juhtis siis DST teenuse juht Külli Külmkivistik, kes teile siis järgneva pea 2 tunni jooksul kogu analüüsi kulgu ja tulemusi tutvustab. Ja korralduslikust poolest veel nii palju, et kui teil tekib küsimusi, siis palun kirjutage need sinna vestluse ehk chati aknasse ja siis arvatavasti lõpus me võtame selle ajaga küsimustele vastata. Ja nagu te alguses märkasite, et esitlust salvestatakse ja seda on võimalik hiljem ka siis järelkuulata ja järelvaadata. Ja lingi kõikidele materjalidele saadame siis teie e-posti aadressidele hiljem. Nii et aitäh ja head esitlust, et palun Külli siis võta sõna üle. Jah, aitäh sulle Külli. Teine Külli jätkab. Tere hommikust. Minu nimi on siis Külli Külmkivistik ja töötan Maksu- ja Tolliametis tulu- ja sotsiaalmaksu kohustuse täitmise teenusjuhina. Meie asutuses siis lühendnimi DST teenus. Ja tõepoolest, nagu Külli sissejuhatuse juba tegi, et me viisime eelmise aasta teisel poolaastal siis suuresti läbi DST ärianalüüs fookusega andmepõhise aruandlusele, et kuidas siis saaks esitada tänase DST lisa 1 ja 2 väljamakseid tehingupõhiselt. Ja enne kui ma lähen edasi sisulise slaidide juurde, vaatame korra sisse, et mida see DST täna siis meil üldse teeb. DST teenus Maksu- ja Tolliametis on tegelikult üks suuremaid avalikke teenuseid ja meile deklareeritakse väga palju maksukohustusi tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooniga. Ehk et eelmisel aastal deklareeriti maksukohustusi kokku 8,1 miljardit eurot. Me teame, et eelmine aasta oli riigieelarve maht 15,6 miljardit eurot. Ehk et see on nagu justkui üle poole riigieelarve mahust, aga tegelikult see 8,1 miljardit kõik ei lähe riigieelarvesse, et see raha jaguneb ka pensionikeskusele, kogumispensionimaksed lähevad, töötukassa saab oma rahasid ehk et ja kohalike omavalitsuste eelarvesse liigub raha, et kõik ei liigu riigieelarvesse, aga see maht iseenesest on väga suur, mida DST deklaratsiooniga kokku kogutakse. Aastas esitati eelmine aasta meil kokku 1,3 miljonit deklaratsiooni, mis ka on ikkagi väga märkimisväärne arv. Ja kuna meil oli see fookus isikutele tehtud väljamaksed, siis võib ka öelda, et DST deklaratsiooniga deklareeritakse kokku meil, eelmine aasta deklareeriti kokku ligikaudu 1 miljonile isikule väljamakseid ehk et teades, kui suur on täna Eestis rahvaarv, et siis see summa või see number on tegelikult ikkagi väga suur, kellele väljamakseid tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooniga isikutele deklareeritakse ja mida me siis omakorda kasutame. Ja muide, Liina ei saa või? Kellelgi on mikrofon sees, et palun pange kinni. Kristi Järvesooja A423435 ja Katre. Nii, ja kui me vaatame nüüd DST esitamise kanalid, et siin nüüd see number on võetud eelmise aasta esimese kvartali järgi, kui me läksime analüüsi, et siis me nagu vaatasime neid kanalite osakaalu, et siis tegelikult me näeme seda,
et tegelikult täna masin-liidese kaudu ja ka pangalink, mis tegelikult töötab masin-liidese pealt, et meil see protsent eelmine aasta oli kuskil ligikaudu 5%, et päris 5 meil täis ei tulnud. Kõige rohkem kasutatakse deklaratsiooni esitamiseks meil EMT iseteenindust ehk et oli see ligi 69% ja failist laadimine on meil 26%. Aga ma võin siia juurde nagu lisada märkus, et see EMTA ehk et iseteenindus ei tähenda tegelikult seda, et ligi siis ütleme 70% kliente meil siis toksivad andmeid sisse, vaid see tegelikult on see osakaal, et näiteks lisa 1 ja lisa 2 laetakse meile sisse failiga ja teisi lisasid siis täidetakse käsitsi ja kinnitatakse siis nagu meie iseteeninduskeskkonnas. Et see failist laadimine 26% antud juhul tähendab seda, et deklaratsioon on tervikuna laetud failiga. Et siin see vahe lihtsalt sees on ja mis on nagu ka näha, et paberdeklaratsioonide osakaal on väga-väga väike, et ta järjest kahaneb ehk et see tõenäoliselt see ongi nagu veel väiksemaks muutumas, aga selle andmepõhise aruandluse eesmärk on ikkagi tõsta seda masin-liidestuse osakaalu, arvestades meie digiühiskonda. Ja nüüd veel väike kokkuvõte ka sellest, et nagu ma juba ütlesin, et eelmine aasta deklareeriti DST deklaratsioonil meil ligi 1 miljonile isikule väljamakseid ja neid väljamakseid tegelikult me kasutame erinevates rakendustest ja kohtades. Et ma nüüd ei tea, et kui suured kellelgi ekraanid on, et kui on suurem ekraan, siis on pilt paremini näha, kui on väiksem ekraan, siis on kehvemini näha. Aga siin on selles mõttes näiteks kastikesed, sinise äärisega kastikesed on siis, mida Maksu- ja Tolliamet kasutab oma sisemistest rakendustest füüsilistele isikutele. Näiteks minu sissetuleku vaade tuleb DST-st, füüsilise isiku tuludeklaratsioon tuleb, andmed liiguvad DST deklaratsioonilt eeltäidetud peale. Kogumispensioni kontokaart ja sotsiaalmaksu kontokaart ka andmed tulevad siis DST andmetest osaliselt. Ehk et me kasutame oma sisemistest rakendustes. Siis on meil halliga alad on meil riigi rahanduse jaoks ehk et riigieelarve planeerimiseks ja riigi tulude ehk et eraldamise teemad on siin hõivatud DST andmetega. Me kasutame ka statistika ja arvandmete jaoks. See tähendab, et meie aruandlus, mida me teeme, siin on ka ühiskonnakaitse ehk et ka meie järelevalve ja rahvusvaheline infovahetus on hõlmatud DST andmetega. Ja kõige suurem osakaal on siis need sinised kastikesed ehk et see on siis andmevahetus teiste asutustega, kes vajavad DST andmeid vastavalt siis neile ette nähtud ülesannete täitmiseks, olgu see siis pensionite väljamaksmine, hüvitiste väljamaksmine, toetuste väljamaksmine või näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, prokuratuur vajavad andmeid selleks, et inimestele karistuste suurust määrata. Ehk et tegelikult see valdkond, kuhu DST andmeid kasutatakse, on väga suur tegelikult. Et see ei ole lihtsalt see, et me deklareeritakse meile maksukohustusi, vaid need andmeid kasutatakse ka edasi väga erinevates kohtades. Ja nüüd siis liigume edasi selle DST ärianalüüsi vajaduse juurde, et millest see tulenes ja Külli seda ka juba sissejuhatuses ilusti ütles. Et DST ärianalüüsi vajadus tulenes siis eelkõige meil andmepõhisest aruandlusest ja palgataksonoomiast. Et kui nüüd minna nagu ajas veel rohkem tagasi kui aasta, siis me alustasime tegelikult 2022. aasta sügisel, kui ma nüüd hästi mäletan, uuesti ülevaatamist, palgataksonoomia ülevaatamist, mis siis päris alguses sai tehtud 2018. Ja kuna nüüd see andmepõhine aruandlus sai uue hoo reaalaja majanduse valguses, et siis selleks, et selle andmepõhise aruandlusega üldse edasi liikuda, et selle aluseks on tegelikult vajalik taksonoomia tegemine. Ja siis me hakkasime seda taksonoomia tabelit üle vaatama.
ja mingi moment ehk et eelmise aasta kevadel me jõudsimegi sinna punkti, kus me saime aru, et laua taga seda tabelit vaadates kaugele ei jõua. Et me peame hakkama valideerima seda tabelit erinevate raamatupidamistarkvara arendajatega, klientidega ja proovime üldse analüüsida, mis on tegelikult tänane DST oma tervikult äriprotsesside osas. Kas seda olemasolevat palgataksonoomiat annab tekitada tänasesse DST tootesse või on mõistlik tegelikult liikuda edasi uue DST tootega ja võimaldada seda uut tehnilist lahendust või seda uut faili laadimise võimekust siis uude DST tootesse. Ehk et eesmärk ei olnud tekitada lihtsalt tehnilist lahendust tänasesse tootesse, vaid soov oli tegelikult vaadata seda protsessi laiemalt. Ja eelkõige oli ka soov see, et ka kliendid hakkaksid seda andmepõhist aruandlust kasutama, et mitte lihtsalt tekitada seda toru otsa, kus siis justkui saab uue faili formaadiga andmeid saata, vaid et ka kliendid näevad tõesti seda kasu andmeid meile tehingupõhiselt esitada ja selleks me peame ise pakkuma nagu tänapäevast toodet. Nii, nüüd me liigumegi edasi, et kuidas me siis üldse selle analüüsiga liikusime. Et esmalt me tegime selle 2 etapis sisuliselt. Oli hetkeolukorra kirjeldus ja oli tulevikuteenuse kirjeldus. Hetkeolukorra kirjelduses vaatasime üle siis tänased äriprotsessi kirjeldused. Väga palju vaatasime statistilisi näitajaid, andmevahetusi, kirjeldusi, erinevaid aspekte, äriprotsessidega seotud aspekte ja see ei olnud mitte nüüd otsesed aspektid, mida me nagunii vaatasime, aga me vaatasime ka neid külgnevaid aspekte ja väga suur osakaal tegelikult oli ka intervjuude tegemisel ja analüüsimisel. Ja tulevikuteenuse kirjelduses me lähtusime siis uue äriprotsessi kirjeldusest ja kaardistasime ära ka külgnevad teemad. Siin nüüd sisuliselt ma kordan seda eelmist slaidi, ehk et siis eesmärk oligi anda ülevaade, hetkeolukorda eesmärk oli anda ülevaade, mis täna tegelikult siis DST tootes toimub. Ja läbi selle me tekitasime siis alusmaterjalile sisendi, millest me saime siis edasi liikuda tulevikuteenuse analüüsi protsessidesse. Ja tulevikuteenuse eesmärk oli siis luua kasutajatele kui ka teenuse pakkujatele vastav siis äriteenus. Ja siin tegelikult oli siis 2 eesmärgi tegelikult. Esiteks, et me looksime kasutajatele ja teenuse pakkujatele võimalikult mugavat teenust, arvesse võttes siis nende soove ja ettepanekuid. Aga samas me lähtusime selle tulevikuteenuse kirjeldamisel ka meie enda asutuse väga olulisest strateegilistest peasuundadest ehk et pakkuda oma klientidele lihtsaid ja mugavaid teenuseid, aga liikuda tegelikult ka võimalikult automaatsete ja digitaalsete teenuste protsesside suunas. Ehk et meie eesmärk tegelikult on ikkagi pakkuda teenust, mis oleks võimalikult automaatne ja digitaalne. Ehk et mida vähem kliente või mida rohkem kliente oleks huvitatud ja tahaksid meile esitada andmeid automaatselt, ilma et nad liiguksid andmete esitamiseks spetsiaalselt meie EM2 teenindusse, ehk et andmevahetus toimuks masinate vahetusel ehk et masin-liidese kaudu raamatupidamisprogrammist otse Maksu- ja Tolliameti süsteemidesse. Nii, ja nüüd ma siis peatun pigemalt intervjuude peal, sest intervjuud võtsid selles hetkeolukorra analüüsis meile päris, ütleks niimoodi, mahuka aja. Ja esmalt siis, kuidas me siis intervjuusid läbi viisime. Et intervjuud me tegime siis nii andmete esitajatega ehk et ettevõtjatega,
raamatupidamistarkvarade arendajatega, et siin on nagu see nimetus pikemalt välja toodud, ERP-id. Et hiljem me kasutamegi mõistet ERP-e ja ka viisime läbi intervjuud ka kolmandate osapooltega. Kolmandateks osapoolteks meil olid Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Statistikaamet, kes ka tegelikult on selles reaalaja majanduse projektis sees ja raamatupidamiskogu ka minu meelest oli, raamatupidamiskogu oli ka, kellega me tegime intervjuud. Ehk et kes on selles samas projektis sees ja nende huvid, et kas meil on ühised huvid ja kuidas meil siis, me oleme selles teemas koos. Aga eesmärk, eelkõige oli meil intervjuude eesmärk oli saada tagasisidet nii klientidelt ja siin ma mõtlen nii andmete esitajate poolt kui ka raamatupidamistarkvara arendajate poolt. Ja tahtsimegi saada tagasisidet taoliselt, et kuidas toimuvad nende enda äriprotsessid aruandluse kokkupanemisel, kuidas need andmeid ette valmistavad, kuidas need andmeid esitavad ja kuidas toimub andmete muutmine. Ja muu hulgas me valideerisime tegelikult intervjuude käigus ka tulevikud ideed ja just seda andmepõhise aruandluse põhiselt, et mis oleks, kui tänane siis DST oma keerulises andmekoosseisus oleks tükeldatud erinevateks väiksemateks deklaratsioonideks või aruandeplokkideks. Et kuna täna DST koosneb, siin hakkab lisa 1 ja lõpeb lisa 8-ga, väga palju andmeid on tänasel DST-l. Aga kui panna nüüd ühesugused protsessid ühtedesse andmeplokkidesse või tükkidesse, et võib-olla oleks klientidele lihtsam, et kes ei soovi näiteks dividende või ettevõtlusega mitte seotud kulusid deklareerida, et nad saaks esitada ainult palgaandmeid, ehk et võib-olla see oleks lihtsam neile tuleviku vaatest. Ja teine tuleviku idee valideerimiseks oli siis meil see, et andmed liiguks siis palgaarvestuse järel tarkvarast otse Maksu- ja Tolliametisse süsteemidesse. Ehk et seda me nimetame siis andmepõhiseks aruandluseks. Ja ma korra lähen siia esimese punkti juurde veel tagasi, et kui ma alguses rääkisin, et kui palju raha tuleb DST-lt, eelmine aasta oli see 8,1 miljardit, et tegelikult statistilisest näitajatest lähtudes me saime teada või tuli ikkagi kinnitus see fakt, et tegelikult väga suur maksuraha tuleb meil ikkagi lisa 1 ja lisa 2, ehk et need on need väljamaksed füüsilistele isikutele. Lisa 2 on ka mõned juriidilise isiku väljamaksed, mitte residentidele. Et väga suur osa rahast ikkagi tuleb lisa 1 ja lisa 2, ehk et 91% maksurahast laekub tegelikult meil tänase DST lisa 1 ja lisa 2 pealt. Ehk et kui igakuuliselt tuleb meil sisse kuskil 106 000 deklaratsiooni, millest rahaliste kohustustega deklaratsioone meil on kuskil 85-90 000, siis sellest omakorda 90% on seotud ainult siis palgamaksetega, ehk et enamus kliente tegelikult deklareerivad meil täna ikkagi ainult palgamakseid. Ja siit see küsimus oligi tõstatatud, et kas siis see DST peab olema ka tulevikus nii suur, kui ta täna on. Nii, ja nüüd siis andmete esitajatega. Andmete esitajate intervjuude eesmärk oli meil siis kaardistada nende enda tegevusi ja praktikaid, ehk et siis kuidas ma nagu juba eelnevalt ütlesin, et kuidas nad andmeid ette valmistavad, kuidas nad andmeid saadavad meile ja kuidas toimub siis andmete muutmine, kui on vajadus muuta. Meie eesmärk oli saada ka tagasisidet tänastele teenustele ja küsida tagasisidet ka tuleviku ideedele, ehk et kui algselt me püstitasime küll eesmärgi saada tagasisidet
täna selle teeste teenusele, et siis tegelikult me intervjuude käigus ikkagi saime väga palju tagasisidet ka teistele Maksu- ja Tolliameti teenustele ehk et väga paljud kliendid, kes intervjuudes osalesid, ma tegelikult väga tänan neid osalejaid, olid väga ausad ja tulid tegelikult rääkima ka seda muret, mis neil täna on üldse Maksu- ja Tolliameti teenuste osas hingel, et selles mõttes see oli meile väga vajalik info ka enda teenuse, tulevikuteenuse kirjeldamises. Intervjuusid me tegime andmete esitajatega kokku 17 ja tegelikult me ikkagi jagasime intervjuud persoonade lõikes, tegime väiksed grupid ikkagi persoonade osas. Ehk et me püüdsime leida ettevõtted, kes siis ise esitavad TST-sid, kes kasutavad raamatupidamisteenust. Meil oli nii väikeettevõtjad kui suuri ettevõtjaid, avaliku sektori esindajaid kui erasektori esindajaid, põhiliselt ikkagi erasektori esindajaid. Me vaatasime ka kanalite lõikes, et kes esitab siis EMTA kaudu või meie iseteenuskeskkonna kaudu aruandeid, kes kasutab masin-masin liidestust. Oli ka üks LHV palgamakse kasutaja. Ja meil oli intervjuudes tegelikult ka 2 XF11 esitajat ja XF11 paljudele äriklientidele või erasektori esitajatele on tundmatu mõiste, aga tegelikult see XF11 on sisuliselt tänane TST lisa 1 ja lisa 2 koopia, aga XF11-ga esitatakse meile siis mitte palgaga seotud väljamakseid, vaid väljamakseid, mis on tehtud füüsilistele isikutele, näiteks toetuste või pensionite osas. Sotsiaalkindlustusamet esitab, pensionikeskus esitab väljamaksed, mis on tehtud teise sambast, on tehtud väljamakseid. Pangad näiteks esitavad meil XF11, kui nad teevad intresside väljamakseid. Ehk et need XF11 andmed ei ole seotud töösuhtega, vaid füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed. Ja selleks, et siis näiteks kui pank tahab saata andmeid töötasude kohta, mis siis tulevad tavalise TST lisa 1 ja lisa 2 osas, ja kui tal on vaja esitada ka intresside osas, et siis hoida neid lahus, et siis selleks ongi see XF11 meil nagu olemas või see võimalus on tekitatud siia meie enda süsteemidesse. Et algselt küll me mõtlesime, et me seda XF11 sinna analüüsi ei kaasa, aga tegelikult päris alguses ikkagi me saime aru, et see on väga oluline, see XF11, ja et me peame ikkagi ka XF11 osas seda analüüsi läbi viima ja mõtlema läbi, et kuidas siis just need ettevõtjad või selle sihtgrupi esindajad, kes siis esitavad nii TST-d kui XF11, et kuidas neile siis ka tekitada tulevikuteenuses paremaid võimalusi. Ja kokkuvõte siis veel see, et kui me viisime läbi need intervjuusid, et siis me saimegi teada, et intervjuud andmete esitajad, et me ka valideerisime ära ka selle, et missuguseid raamatupidamistarkvarasid nad kasutavad, et siin nagu kinnitus ikkagi see teadmine, et kõige rohkem kasutatakse Meritpalka, mis ongi turul ka kõige suurem. Väga palju oli ka Directot ja Columbus Palk, et täna Columbus Palk on uue nimetusega Ioxio, et seal toimus ühinemine erinevate ettevõtete vahel. Ja siis kinnitus tegelikult ka see, et kõige populaarsem andmete esitamise viis on siiski failist laadides ja käsitsi siis vajadusel lisaandmete lisamine ehk et jätkuvalt ikkagi kasutatakse seda versiooni, mida ma ka alguses rääkisin, et failist laetakse, XML failiga täna laetakse siis lisa 1 ja lisa 2 ehk et väljamaksete andmed füüsilistele isikutele
ja kui on vajadus lisada andmeid erisoodustuse kohta, ettevõtlusega mitte seotud kulude kohta või dividendide kohta, et siis seda tehakse käsitsi. Ja siis veel ka INF1, et kui on vaja dividendide, kui on vaja juurde panna, et kuidas dividendid on välja makstud, mis isikute lõikes ehk et INF1, mis käib alati lisa 7-ga kaasas, et see ka tuleb tavaliselt ikkagi failiga sisse meile. Nii, ja siin nüüd väike selles mõttes ka kokkuvõte, et kuidas siis kliendid, kes meil andmete esitajate kliendid, et kuidas nemad siis aruanned meile esitavad. Ehk et failiga, nagu ma juba ütlesin, tuli meile 4 deklaratsiooni, et täpselt jagunes ta 2, et ettevõttes töötav raamatupidaja ja siis raamatupidamisteenuse osutaja ja fail ja käsitsi, see on siis 3. rida, et seal oli siis meil 7 ehk et tegelikult, nagu ma juba ütlesin, et see siis fail pluss käsitsi on nagu kõige populaarsem viis, et tervikfail oli siis 4 ja ainult käsitsi, kes siis tõesti käsitsi teeb kogu deklaratsiooni meie iseteenuskeskkonnas, ütleme niimoodi, et ta ei lae mitte midagi, vaid ta täidab kõik süsteemis, meie EMTA süsteemis, et üks klient oli siis see, kes tegi niimoodi. Ja masin liidese kaudu tuli meil 2. Ja siis oli veel selline versioon, et masin liides, fail ja veel täiendati käsitsi ka, et see oli see kombo siis 3 kokku, et seal meil oli siis üks klient. Ja tagasisidet me saimegi kätte taoliselt, et mis meil ka juba ennem oli nagu olemas, aga tegelikult meil kinnitusid väga palju teadmised läbi need intervjuude, et miks nagu täna seda masin-liidestuse protsent on DST-l on väga madal, et see palju on seotud sellega, et palgaarvestus ja muu raamatupidamine on eraldi süsteemides või moodulites. Näiteks Merit Palk pakub, palgaarvestus on nagu Merit Palgas ja Merit Activas on siis ettevõtte muu raamatupidamine, aga DST süsteem täna on arendatud monoliitsuse peale üles, DST rakendus või DST toode. Ehk et kui masin liidesega tulevad meil näiteks ainult palgaandmed ja nüüd, kui masin liidesega teises süsteemis saadetakse ettevõtte tulumaksuga seotud andmed, et siis tegelikult see viimane laetud andmestik kirjutab eelnevalt saadetud andmestiku üle ehk et ei säili see eelnevalt saadetud andmestik ja kuna arvestus toimubki eraldi süsteemides, et siis ongi see tegelikult raskendatud, et miks siis paljud kliendid tegelikult seda masin liidestust meil täna ei kasuta. Nii, siis XD võimekus on näiteks arendatud ühes raamatupidamissüsteemis või on näiteks ühes raamatupidamissüsteemis kasutatav, et see on seesama, mis ma ka juba rääkisin. Et isegi juhul, kui ta oleks meil mitte monoliitne, et siis tihti on ka niimoodi, et üks teenusepakkuja pakub XD võimekust, teine ei paku näiteks. Saime muidugi teada ka seda, et mis on juba ka siit läbi käinud, et soovitakse laadida andmeid failist palgamaksete kohta, sest neid andmeid saab laadida koos maksusummadega ja ettevõtte muud maksukohustused, tulumaksukohustused ehk et erisoodustused, kingitused, annetused, ettevõttes mitte seotud kulud ja nii edasi, et neid soovitakse sisestada käsitsi. Ja eelistatakse jätkuvalt seda süsteemi, et palgamaksete osas soovitakse andmeid saada koos maksusummadega, aga ettevõtte tulumaksu osas ollakse nõus ka sellega või selles mõttes see on neil nagu see, mida meie pakume täna, see teenus on neil sobib, et nad saadavad meile alusandmeid ja Maksu- ja Tolliamet ise arvutab siis selle maksukohustuse külge.
ja väga palju siis, mis oli ka selle masin-liides kasutamist, miks nagu ei kasutata nii palju, et oli see teema jooksis läbi, et ta jääb kerima, ta on aeglane. Faili laadimise puhul olid ka need teemad, et eriti suurettevõtjad, kes ütlesid, et nad panevad faili laadima ja siis nad lähevad vahepeal ja võtavad kohvi ja teevad muid toiminguid, et süsteem on lihtsalt nii aeglane, et ta ei võta kiiresti seda andmeid vastu, et ei ole võimeline kiiresti andmeid vastu võtta. Ja selles mõttes ka raamatupidajad käivad ka sellist, kuidas ma ütlen, et selline sisse käidud rada on nagu ka hästi harjumuspärased toimingud. Et pigem nagu kui täna see faili laadimise süsteem on kindel ja turvaline, nad laevad faili meie süsteemidesse, siis nad tulevad ja vaatavad need pead üle, siis nad kontrollivad, parandavad. Ehk et see käitumismuster on nagu turvaline ja kindel ja kui nad on meie süsteemides saanud andmed nagu üle kontrollida, siis see annab kliendile kindluse, et tema aruandega on asjad korras ja siis ta saab meie süsteemides vajutada seda kinnita nuppu. Ehk et isegi siis, kui andmed tulevad masin-liidese kaudu, ikkagi tullakse meie süsteemidesse tegelikult andmeid üle vaatama, kas kõik on Maksu- ja Tolliameti vaatest korrektne. Ehk et siin viimase punni juures on ka kirjas, et ka palgamakse puhul üks klient nagu kasutas, aga raamatupidaja ikkagi palus kliendil endal veel süsteemist nagu käia üle vaatamas, et kas kõik andmed on nagu korrektsed. Ja kui nüüd võtta nagu detailsemalt, et kuidas siis toimus andmete ettevalmistamine, andmete esitamine ja deklaratsiooni muutmine, et siin on siis selline 3 plokki meil toodud. Et siis me saime täpsemalt tegelikult teada seda, et üldjuhul sõltuvalt kliendist toimub andmete ettevalmistamine. Et kui tegemist on väiksema ettevõtjaga, et siis tema alustab andmete ettevalmistamist paar päeva enne maksudeklaratsiooni tähtpäeva. Suuremad ettevõtjad alustavad ettevalmistamist oluliselt vähem, sellepärast et üks inimene saab esitada deklaratsiooni Maksu- ja Tolliametis ja kinnitada. Nii on meil ettevõttes ka pääsuõiguste teema jooksis siit läbi hästi palju, et nii on nagu ka otsustatud, et näiteks finantsjuht või pearaamatupidaja kinnitab tervikdeklaratsiooni, aga tema kaugeltki ei pane kogu deklaratsiooni kokku, vaid vastavad siis raamatupidajatel on omad väiksed üksused, mis andmete eest nemad siis vastutavad. Ja kuu alguses või kuu lõpus juba hakkavad tavaliselt raamatupidajad oma üksuse andmeid kokku panema ja siis neid andmeid siis liigutatakse ettevõtte siseselt, sõltuvalt kas siis failidena või Excelitena või kuidas iganes. Ja siis finantsjuht siis enne teiste tähtpäeva, paar päeva hakkab siis meie süsteemidesse seda üles laadima. Ehk et jooksutamine, ühe aruande andmete jooksutamine erinevate raamatupidajate vahel on suurtes ettevõttes suhteliselt tavaline. Ja väga palju siis ka ettevalmistavad tegevused tegelikult sõltuvalt ka tarkvarast, mida siis tegelikult kasutatakse. Andmete esitamise puhul saime teada seda, et kõik lisad ei ole siis ühetaoliselt esitatavad ja kõiki võimalusi ka ei teata. Et tegelikult intervjuudes jooksis välja mitmel korral see teema, et lisa 1 ja 2 tuleb meil failiga või XD-ga ja näiteks see XD osas või masin-liidese osas selgus intervjuudes seda, et tegelikult masin-liidese kaudu saab esitada tervikdeklaratsiooni, aga väga palju jooksis intervjuudes välja ka see teadmine, et jah, et lisa 1 ja 2 saadamegi masin-liidese kaudu, sest seda ju teie võimaldate, aga teistest lisadest ei teatud tegelikult, et siis neid ka käidi meie süsteemides käsitsi tegemas.
kuigi võib-olla see soov oleks olnud ka tervikdeklaratsiooni esitada, kui arvestus toimus näiteks ühes raamatupidamissüsteemis. See kasutusmudel või muster oli jah see, nagu ma olen juba öelnud, et lisa 1 ja 2 laetakse siis failiga ja ülejäänud lisad siis täidetakse käsitsi ja eelistatakse siis koos maksusummadega laadimist. Ja jooksid tegelikult jah läbi siin, ma juba natukene ka jõudsin sinna pääsuõiguste teemadele ka, et täna meil on tõesti see TST deklaratsioon monoliitne. See tähendab, et isegi juhul, kui üks raamatupidaja laeb oma andmed ja teine raamatupidaja laeb oma üksuse andmed, et siis tegelikult täna ta kirjutab need andmed lihtsalt üle ja seetõttu siis pearaamatupidajal ongi see andmete esitamise õigus, kinnitamise õigus. Aga oli ka tegelikult seda probleemi, just see XF11 osas jooksis see probleem meil sisse, et on soovi tegelikult saada eraldi õigus nagu XF11 andmete esitamiseks ja siis tavalise TST ehk palgaandmete esitamiseks. Ehk et see raamatupidaja, kes tegeleb töötajate palkadega, et tema siis ei peaks nägema, milliseid toetusi või intressi või mis iganes on siis ettevõtte maksnud füüsilistele isikutele, kellega töösuhet ei ole ja vastupidi. Et see töötaja või raamatupidaja, kes tegeleb siis puhtalt hüvitiste või intresside väljamaksmisega, et tema siis ei peaks nägema ettevõtte töötajate andmeid, palgaandmeid ehk et see andmekaitse on ka siin tugevasti seotud, et see pääsuõiguste teema oli. Ja väga palju seda pääsuõiguste andmete esitamise puhul tuli ka see pääsuõiguste teema lauda taoliselt, et see masin-masin liidestuse väike osakaal on seotud ka keeruliste pääsuõiguste temaatikaga. Et pigem nagu kuna see on nagu keeruline saada neid volituste teemad ja kõik see valdkond, et siis pigem nagu loobutakse sellest ja sest Maksu- ja Tolliamet pakub väga mugavat faililaadimise teenust ehk et sealt kaudu saab selle deklaratsiooni oluliselt lihtsamalt ära laadida. Pigem jäetakse see masin-masin liidestus siis nagu tahaplaanile, et seda nagu sellega ei tegeleta. Ja andmete esitamise puhul oli teema ka see, et vead ja hoiatused. Ehk et rääkisime palju ka nendest, kuidas need vead ja hoiatused meil täna on kuvatud. Ja kuna eelmise aasta alguses meil tulid tootesse töötamise registriga seotud hoiatused, et kui näiteks on olemas töötamise registris töötamise kanne, aga töötasu ei deklareerita, siis meil on vastav kollane hoiatus. Et neid oli nagu hästi palju ja siis meil kumulatiivse maksuvaba tulu hoiatused tulid väljamakse tegijate üleselt ja kui tegemist oli suure ettevõttega, et siis tuli neid hoiatusi väga palju ja tagasiside oligi selles mõttes päris aus, et need hoiatusi on nii palju selle ees, et kõige nendega me tegelikult ei jõua tegeleda, ehk et jäetakse nagu tähelepanuta. Kõik hoiatused ei ole ka asjakohased, mis oli ka põhjendatud. Selles osas me just töötamise registri hoiatustega me momendil ka tegeleme, teeme neid nagu paremaks. Tuli infot ka, saime tagasisidet, et paindliku pensioni infot ei leita, ehk et see teadmine, et inimene on paindlikul pensionil ja töötuskindlustusmakset ei pea kinni pidama, et see teadmine tuleb siis raamatupidajale sellel momendil, kui ta tuleb meile deklaratsiooni esitama, ehk et ta ei saa seda infot enne kätte, kui töötaja ettevõttesse seda ei anna. Kuigi meil jah on töötamise registris võimalik, on olemas see vaade paindliku pensioni info kohta, siis seda ei teatud päris tihti ja väga palju küsiti ka, et kas on võimalik saada seda infot massina nagu kätte, et ehk et kas ettevõte saaks pärida ka mitte üksikpäringu kaudu, vaid et kas ta saaks nagu massina võtta seda infot endale. Ja sooviti tegelikult ka vigade navigatsiooni paremaks, ehk et kas ettevõte saaks ise
näha, valida, milliseid vigu või hoiatusi ta soovib näha. Vigade puhul, ütleme nii punaste vigade puhul ei ole võimalik nagu neid välja lülitada, aga põhimõtteliselt hoiatuste puhul on võimalik, et kas on võimalik nagu siis valida, et mis hoiatusi tegelikult talle siis kuvatakse ja mida mitte. Ja mul oli siin veel üks mõte, mis ma tahtsin rääkida. See liidestuse teema meil jooksis ka mitmes kohast veel läbi, et tahetakse hästi palju nagu eelinfot ka kätte saada, et kui tullakse seda andmeid meile deklaratsioonil esitama, et väljamakse tegijal oleks eelnevalt info nagu olemas. Ja deklaratsiooni muutmine, et mis on need siis põhjused, miks tegelikult deklaratsiooni meil täna muudetakse. Et muuta tuleb väljamaksete puhul tihtipeale toimub muutmine siis, kui tuleb ettevõttesse tuleb raamatupidaja saab kätte inimese haiguslehe. Näiteks kui inimene jääb kalendrikuu viimastel päevadel on jäänud haiguslehel, et ei saa õigel ajal seda kätte, kui väljamakse on ära tehtud või see deklaratsioon on ära esitatud ja see info jookseb või tuleb siis, jõuab raamatupidajani, et siis ta peab tegema selle ümberarvestuse esitatud TST peal. Et see on nagu üks põhjus. Juhtub ka seda, et väljamakse on deklareeritud valele inimesele, aga kõige rohkem tegelikult oli probleemiks ikkagi mitte väljamaksetega seotud paranduste tegemine, kuivõrd just ettevõtte kuludokumentide mitte jõudmine õigeaegselt raamatupidajani. Ja see oli seotud väga palju rohkem nende ettevõtetega, kes kasutavad seda raamatupidamisteenust. Ehk et raamatupidamisteenust osutab raamatupidaja, ei saa ettevõttelt õigel ajal seda kuludokumenti kätte. Selgus, et neid kuludokumendid jõuavad ka raamatupidajani sõltuvalt sellest, kuidas on ettevõttes selline töökorraldus. Kas e-kirjaga saadetakse mingi tabelina, PDF-ina, mingi arve lihtsalt saadetakse, et see on nagu väga niimoodi sõltuv. Ja need aruandmed isikud, kes siis neid dokumente peavad esitama, kuludokumente, nemad on sidunud selle dokumentide esitamise vägagi ära käibemaksu deklaratsiooni tähtpäevaga ehk et nad ei tea, et 10. kuupäevaks tuleb esitada ettevõtte tulumaksukohustusega seotud aruanne, vaid pigem need kuludokumendid tilguvad raamatupidaja lauale 20. kuupäevaks ja siis peab raamatupidaja tegema selle TST paranduse. Ja kui nüüd kui me rääkisime üldse parandamisest, siis ikkagi kõige rohkem tehakse parandust siis käsitsi, et laadimisega tehakse sellisel juhul, kui on lisa 1 või 2 parandused ja kui neid on rohkem, et siis kasutatakse seda uuesti faili laadimise võimalust. Aga kõige rohkem kasutatakse seda võimalust, et minnakse meie enda süsteemi ja alustatakse parandamine ja siis käsitsi ka parandatakse vastav rida või kood ära, kus on vaja see vastav number teha. Et see oli siis selline kokkuvõte. Ja siis nüüd andmete esitajate kokkuvõtte siis viimane slaid, et kokkuvõtlikult me tegelikult saame öelda seda, et tahtsime küll saada nagu sellist, lootsime, et me võib-olla saame mingi ühtse kokkuvõtva lause siia kohta öelda, siis tegelikult ma ütleks ikkagi niimoodi, et tagasiside ja soovid tegelikult väga palju sõltusid ettevõtte suurusest ja kasutatavast tarkvarast. Ehk et soovid olid väga erinevad. Kui osad raamatupidajad ütlesid, et neile väga sobib näiteks, et kui TST oleks tükeldatud, et ta ei oleks see tervik TST, siis olid ettevõtted, kes ütlesid, et neile just sobib see, et ta on tervikuna. Hästi palju oli tagasiside või oli see, et masin-masin liidestust ollakse valmis kasutama rohkem,
Aga mis on kõige olulisem on see, et kui saadetakse andmeid, et siis oleks võimalik saada saadetud andmete kohta tagasisidet inimkeelses vormis, ma ütleks, raamatupidajale just, et ta ei peaks selleks tulema meie süsteemidesse, vaid et see tagasiside oleks niimoodi üles ehitatud, et ta teaks täpselt, et kuidas siis andmeid parandada ja kuidas siis andmed uuesti teele saata masin-liidesega. Ja see andmepõhine aruandlus, üldiselt ma ütleks, et see tagasiside oli positiivne, aga vägagi palju see sõltus ikkagi raamatupidaja enda innovaatilisest mõtlemisest, et kas ollakse tegelikult ka muudatusteks. Ja ikkagi see kasu ka, et mis on siis see kasu, mis selle andmepõhise aruandlusega raamatupidaja endale saab. Ja natukene võib-olla siin oli ka nende intervjuude käigus võib-olla natukene kumas läbi ka see, kas see hirm või teadmatus tuleviku osas, et tunnetatakse raamatupidajate osas võib-olla on selline tunnetuslik osa, et kui nemad ise justkui aruannet ei saa esitada laadimise korras, nii nagu täna teevad, et siis justkui võib-olla see töö läheb nende laualt vähemaks või nõnda edasi, et siis tegelikult see nii ei ole. Lihtsalt need tegevused, mida täna saaks ära teha masin, võiks tulevikus ära teha masin, et see mitte mingil määral andmepõhine aruandlus ei vähenda raamatupidaja rolli ettevõttes. Minu kokkuvõte sellele asjale, et jah, et siin seda ei maksa karta, et pigem võiks, tuleks leida sellest andmepõhisest aruandlusest kasu, et mis me sellega võidame, kui me kasutame andmepõhist aruandlust. Et kindlasti me võidame see aja kokkuhoidu selles. Liigun edasi nüüd ERP-idega raamatupidamise tarkvara arendajate intervjuudele. Ja siin pigem me tahtsime saada, oli see fookus natukene teistpidi üles ehitatud, ehk et me tahtsime saada kokkuvõtet või ülevaadet tänaste teenuste kohta, kuidas on nad võimelised arendama oma tooteid ja muudatustele reageerima. Loomulikult valideerimisega tuleviku ideid ja 4. punkt oli meil siis rahastusprojektide ja toetusmeetmete kasutamise motivatsiooni kohta, kuna tegelikult selle andmepõhise aruandluse jaoks on meil olemas riigis ka erinevad rahastus- ja toetusmeetmed. Ja intervjuud ERP-ide arendajatega me jagasime ka siiski enda vahel persoonadeks ja me proovisime võtta sellise kliente taoliselt, ERP tarkvara arendajad taoliselt, et nende toodete järgi, et kas toode on arendatud ühes süsteemis või mitmes moodulis, kuidas nad kasutavad, missugust turvaserverit nad kasutavad, et neid masin-liidese kaudu andmeid meile saata, missugused on nende kliendid ehk sihtrühmad. Ja suures pildis me saime kätte 8 ERP-i või arendajat ja ikkagi ma ütleks selles mõttes, et suht suured ettevõtjad olid meil või tarkvara arendajad olid meil laua taga, et Merit Tarkvara, Directo, PCS, Itera, Riik oli meil ja võtsime ka panga, LHV panga, kes siis täna pakub meil palgamakseteenust. Ja ERP-ide intervjuudes siis tegelikult tuli välja see, et tänane TST funktsionaalsus on tarkvara arendajatel arendatud suhteliselt siiski kliendi näoga või kliendile suunatud. See tähendab andmete esitamise võimalusi, kuidas süsteemist saab lisasid genereerida, millised on rearaportid ja masin-liidestuse võimekus. Tegelikult suures pildis tuli välja see, et ikkagi enamus raamatupidamise tarkvarad tegelikult võimaldavad masin-liidese kaudu andmeid saata, aga võib-olla see põhirõhk on siiski faili laadimisele, et seda arendatakse rohkem võib-olla seda faili laadimise otsa kui masin-liidestuse otsa.
positiivne tegelikult on see, et on võimaldatud erinevaid liitestusi, andmevahetusi, et klient saaks andmed kätte enne deklareerimist ja ütleme palgakohustuse ülesvõtmisel, et on olemas liitestused pensionikeskusega, kust saab siis teise samba kohustatud isikute andmed kätte, on liidestused töötamise registri vastu, meiega, Tervisekassaga, kus liigub siis haiguslehtede info ja on olemas Statistikaametiga siis nendel arendajatel, kes siis osalesid eelnevalt siis enne andmepõhise aruandlust projektis Aruandlus 3.0. Ja tulevikuplaanid arendajatel on siis pigem seotud liitestuste automatiseerimiste ja täiendavate funktsionaalsustega, ehk et siiski ollakse suhteliselt innovaatiliselt ja ikkagi tahetakse oma tooteid edasi arendada. Ja kui me küsisime nagu tuleviku ideede suhtes, et siis pigem raamatupidamistarkvara arendajad olid positiivselt meelestatud, aga ikkagi väga palju, me jõudsime sinna samasse punkti tagasi koos ka raamatupidajatega, ehk et soovitakse nagu aru saada, mis on see kasu, mis siis tegelikult ettevõtja saab, mis tarkvara arendaja saab. Sooviti seda, et andmed võiksid tulla Maksu- ja Tolliametisse ja teistele asutustele võiksid andmed Maksu- ja Tolliametist edasi liikuda. Sooviti jätkuvalt tegelikult seda, et Maksu- ja Tolliameti toetaks erinevaid formaate andmete saatmiseks. Ja oli tegelikult pigem nagu seda meelt, et tööjõumaksudega andmed võiksid tulla ühe deklaratsiooniga ja ettevõtte tulumaksukohustusega andmed võiksid siis tulla teise andmeplokkidega. Ja siin ka selles mõttes seesama kokkuvõte, mida ma juba nagu ka rääkisin, ehk et see kasu tuleb välja tuua, et mis siis klient nagu kasu saab. Positiivne positsioon tegelikult muudatuste jaoks oli olemas, aga mis tegelikult meil väga palju jooksis läbi intervjuudest oli ikkagi see, et soovitakse muudatustest võimalikult pikalt ette teada ja eriti sellisest muudatusest nagu andmepõhine aruandlus, ehk et kui Maksu- ja Tolliamet ikkagi nüüd liigub näiteks lisa 1 või lisa 2 andmepõhise aruandlusesse, et siis sellest soovitakse ikkagi vähemalt kuskil aasta ette teada, et tarkvara arendajad oleks võimelised ka oma tegevusi planeerima sinna samasse ajaaknasse, kus liigub tegelikult Maksu- ja Tolliamet, ehk et vastasel juhul lihtsalt ei ole võimalik neil oma töid teha ja kui tarkvaraarendajad ei jõua neid töid teha, siis ei ole ka Maksu- ja Tolliametil seda kasu kätte võimalik saada, sest ilma raamatupidamistarkvara arendajatega kahjuks seda andmepõhise aruandlust ei ole võimalik edukalt realiseerida. Ja toetusmeetmete kohta oli siis vastuse või oli seisukoht tegelikult see, et pigem soovitakse liikuda omas tempos ja vastavalt siis ettevõtte enda ressursivõimekustele, eelkõige siin just inimressursi võimalustele. Ja toetuste osas oli ka seisukoht, et see bürokraatia asja ajamine on väga keeruline. Ja kui minnakse seda toetust võtma, siis toetuse kasutamisel on oma kindel ajaraam, aga juhul, kui nüüd ütleme näiteks Maksu- ja Tolliamet ei tee seda lubatud teenust esialgselt lubatud ajaplaani raames, et siis ettevõtja peab seda toetust hakkama tagasi maksma ja seda pigem ei taheta ja tahetakse siis ise nagu liikuda oma asjadega omas tempos, ehk et need, kes meil nagu laua taga käisid, et need ei olnud väga entusiastlikud toetuste võtmise peale. Ja nüüd siis olemegi jõudnud siis tulevikuvaate kokkuvõtte peale, et hakkame siis vaatama, et mis me siis tulevikuvaates välja mõtlesime. Et
tulevikuvaate alustuseks siis ma toon väikse slaidi meie one-pagerist ehk et kokkuvõttest ehk et palgaandmete esitamine tehingupõhiselt, mis see tähendab, et see siis võimaldab ettevõtjal otse raamatupidamistarkvarast esitada siis standardiseeritud tehingupõhiseid andmeid ja standardiseeritud tehingupõhised andmed, need siis tegelikult on, meie nimetame neid taksonoomia põhiselt saadetud andmeid. Ja kasuandmete esitajatele, et kasuandmete esitajatel on siis ühekordne klassifikaatori elementidega rikastatud alusandmete sisestamine raamatupidamistarkvarasse ja see siis tagab automatiseeritava aruandluskohustuse täitmise. Ehk et see alusandmeid sisestatakse siis taksonoomias ette nähtud klassifikaatorite põhimõttel ja kui nad sinna raamatupidamistarkvarasse sisestatakse, siis raamatupidamistarkvara siis võimaldab omakorda siis saata automatiseeritult andmeid erinevatele asutustele, kus siis neid konkreetselt on vaja saata. Maksu- ja Tolliamet on siis nagu üks kindlasti, kes tahab neid andmeid saada. Ja see taksonoomia siis omakorda võimaldab siis raamatupidamistarkvaras lihtsamini teostada ka seadusest tulenevaid muudatusi. Ja siin on mõeldud seda, et kui need seadusest tulenevaid muudatusi on võimalik lihtsamini teostada olukorras, kus seaduse muudatus ei too kaasa meil mingit uut elementi, klassifikaatori elementi taksonoomiasse, vaid et sõltumata siis seaduse muudatusest, näiteks kui meil on vaja, muudetakse mingit maksumäära, ütleme näiteks tulumaks muutub 20%, muutub 22% peale või tuleb mingi maksuvaba tulumuudatus, mingi väljamakse liigi osa näiteks täpsustub või mis iganes, et siis tegelikult see ei too kaasa seda, et tuleb hakata seda spetsifikatsiooni või faili koosseisu muutma, taksonoomiat muutma, vaid neid muudatusi on võimalik lihtsamini realiseerida. Ja kui on vaja mingi element juurde teha, et siis tegelikult on ka niimoodi, et see element lihtsalt lisandub sinna taksonoomiasse ja tegelikult see ka kokkuvõtlikult peaks nagu lihtsustama tulevikus raamatupidamistarkvara arendajate poolt tehtavaid muudatusi. Et kuigi jah, see aruandluspõhise aruanne ehk et see taksonoomia seostamine nüüd raamatupidamistarkvarasse, et see esimene samm võib olla raamatupidamisarendajatel raske ja keeruline protsess, siis tulevikus see kasu või see kasu, ma ütleks, on ikkagi oluliselt suurem ja järgnevate aastate tegevused muudatuste realiseerimiseks on vähem ressurssi võtvad. See on selline kokkuvõte minu poolt. Ja innovaatilisus ju tulebki ka siin kliendile ehk et klient tegelikult saab automatiseeritult täita aruandluskohustust ehk et andmed liiguvad raamatupidamisprogrammist otse Maksu- ja Tolliametisse. See tehingupõhine aruanne tagab kvaliteetsemad andmed ehk et õiged andmed õigel ajal ja õiges kohas ehk et me saame paremaid andmeid. Ja mis veel hästi oluline on see tegelikult, et andmeid saab saata suvalisel momendil, kui see tehingud on toimunud ja ei pea tegelikult jälgima seda aruande kriitilist päeva ehk et kas on võimalik siseneda Maksu- ja Tolliameti süsteemidesse, vaid on võimalus valida andmete esitamise aega. Ja lähtudes sellest me siis nagu sõnastasimegi seda tuleviku lahendust taoliselt, et tehingupõhist DST-d saab esitada ilma andmete esitaja sekkumiseta igakuiselt, tagades siis andmete läbipaistvuse ja efektiivsuse. Ehk et tehingud jah, kajastab raamatupidamisprogrammis siiski raamatupidaja,
aga aruande esitamiseks ei pea eraldi siis raamatupidaja sekkuma, ehk et need andmed liiguvad masinast masinasse. Ja teenuse poolt ehk et meie ise näeme siit kasu taoliselt, et me loodame masinliidestuse osakaalu tõusu tänaselt 5%-lt 30%-le. Võimalik, et me saame veel kõrgema protsendi, aga see on selline esimene optimistlik sihtmärk. Ja loomulikult me loodame, et meie kliendi rahulolu tõuseb sellepärast seetõttu, sest tagasisidestamine on selgem ja kliendid saavad mugavamalt oma teenuseid kasutada ja et kliendi pöördumiste arv väheneb ja aruandluskuulekus tõuseb. Ja kuidas me oleme siis tegelikult planeerinud nüüd palgaandmete esitamist, et siin tegelikult on näha, et siin all, ma proovin siia hiirega jõuda, see ei taha tulla, tähendab, et siin all on, täitsa all on tehingupõhised andmed ja täitsa üleval on meil siis tänane DST lisa 1 ja lisa 2. Ja eesmärk tegelikult nüüd väljamaksepõhiste andmete deklareerimise osas me oleme sättinud, et väljamaksepõhiseid andmeid esitatakse lisa 1 ja lisa 2 osas kokku, ehk et me paneme lisa 1 ja 2 kokku, ehk et residendid ja mitteresidendid andmed tulevad meil kokku. Ja vastavalt siis taksonoomias jagunevad nad 2 erinevaks plokiks. Et on siis olemas töösuhtega seotud andmed ja töösuhtest mitte tulenevad andmed. Ja töösuhte andmed on siis seotud puhtakujuliselt palgad, tööandja haigushüvitis, töövõtukäsundus, võlaõiguslikud lepingud, juhatuse liikmetasud, nagu tänagi on. Ja töötamisega seotud mitteandmed on meil siis intressid näiteks, kohustusliku kogumispensioni väljamaksed, vanemahüvitis, töötukassa hüvitis, haigekassa hüvitised ja kõik selles mõttes muud tulud, mis ei ole renditulu näiteks, et mis ei ole siis otseselt seotud töösuhtest. Ja ma ei tea muidugi, kui palju te tegelikult olete tutvunud selle taksonoomiaga, mis meil täna on valminud, ehk et eelmisel nädalal Statistikaameti lehel on see niinimetatud palgamaksete taksonoomia meil täna olemas. Ja seal on tegelikult siis ka näha niimoodi, et seal on olemas jah, selles mõttes, et ongi need plokid, et kui meil alguses oli DST lisa 1 ja 2 oligi üks plokk, 3. plokk oli minu meelest, et siis nüüd me olemegi need plokid jaganud 2, ehk et meil on siis nagu töösuhtest tulenevad andmed ja töösuhtest mitte tulenevad andmed ja see vajadus tegelikult tuleneski meil sellest, et kui üks raamatupidaja või ettevõtte töötaja tegeleb siis palkadega, et tema siis saab saata töösuhtest tulenevad andmete plokid ja teine töötaja tegeleb just töösuhtest mitte tulenevate andmetega, näiteks ütleme panga puhul näiteks intressidega, et siis tema saaks saata intresside andmed. Üks plokk ei kirjuta teise ploki andmeid üle ja sõltuvalt siis andmete esitajast on temal võimalus neid andmeid saata, neid andmeid saab ka eelkinnitada ja kõik selles mõttes toimingud tulevad selle ploki pealt. Nii, ja siis veel üks oluline muudatus tegelikult on see, et lisaks sellele, et me paneme kokku või on plaan tegelikult tänane DST lisa 1 ja lisa 2 kokku panna, ja siis selles andmevaates on meil siis kõik isikud, kellel on väljamaksed tehtud. Seal on omad tunnused, et kas ta on tegemist residendiga või mitte residendiga. Seal väljamakse liigil on ka oma number ikkagi jätkuvalt juures.
aga sinna samasse plokki tegelikult tulevad ka tagasimaksed ehk et kui täna meil on olemas DST lisa 1 ja 2 on meil, ütleme, meil on A-osa, kus on positiivse väärtusega väljamakseid ja siis on B-osa, kus siis näidatakse tagasimakseid, et siis enam A ja B-osa ei ole, vaid ongi üks tervikvaade, kus siis positiivne väärtus on väljamakse ja miinusväärtus tähendab tegelikult siis tagasimakset ja kokku siis inimese summa siis leitaksegi positiivne, millest võetakse maha siis miinusväärtus. Et täna meil on arvutuslikult samamoodi tehtud, et meil on nagu see A-osa ja B-osa, kus me A-osast lahutame ära B-osa tagasimakse, aga tuleviku vaates tegelikult on ta kõik ühes vaates. Ja meil on, miks me niimoodi nagu ka läksime seda teed, et eelkõige seepärast, et me vaatame seda taksonoomiat rohkem nagu ettevõtte keskselt ehk et me oleme taksonoomia väljatöötamisel lähtunud ju sellest, et kuidas ettevõttes tegelikult neid andmeid kajastatakse ja võimalikult selle lähedaselt võtta andmeid ka raamatupidamisprogrammist oma süsteemidesse. Ja vastavalt sellele siis, ütleme siis see kuva, mida me kliendile või ettevõttele näitame, iseteeninduskeskkonnas näiteks, et selle me siis teeme siis niimoodi, teeme siis analoogselt nagu andmeid saadetakse, aga need meie spetsiifilised kohad, mis me täna nagu justkui küsime kliendi käest ette, et need me siis, see raskuskese tuleb aina rohkem veelgi Maksu- ja Tolliameti suuna peale. Et kui 2015 uut DST tehti, et siis pigem see uus DST tuli rohkem Maksuameti soovide kohaselt, ehk et kuidas Maksu- ja Tolliamet tahab kliendilt andmeid saada, et siis selle uue andmepõhise aruandluse eesmärk on ikkagi see, et meie võtame raamatupidamissüsteemist andmeid taoliselt, kuidas neid andmeid seal kajastatakse vastavalt siis taksonoomiale. Ja me oleme nagu pigem rohkem näoga kliendi poole ja see, kuidas meie oma spetsiifiliselt peame mingeid aruandmeid ja asju kokku panema, et see raskuskese siis jääb rohkem meile. Et me ei tee enam aruannet mitte niivõrd Maksu- ja Tolliameti vajadusest lähtudes, kuivõrd rohkem kliendi vajadustest lähtudes. Et see on selles mõttes üks suurem muudatus, millega see aruandepõhine aruandlus on mõeldud ja standardiseeritud andmeid hakatakse siis saatma meil XBRL GL formaadis ja sisuliselt on see sama, see XML fail, mis meil täna, aga see XBRL GL on detailsem tehingupõhiselt ja ta aluspõhimõte tulenebki siis nendest klassifikaatoritest ja elementidest ehk et ta on nagu oluliselt detailsem. Et tänane XML meil selline ei ole. Nii. Ja siin tulevikuprotsessi juures võib-olla, ma mainin korra ära ka selle, et see praegu kõik tegelikult oli meil alles ärianalüüs, et me alles kaardistasime selles mõttes sellist suurt pilti, et me detailanalüüsi ei ole läinud, seetõttu selle slaidi esitlusel või sellel slaidil konkreetselt on ka öeldud, et vastavalt siis lõplikule lahendusele võib juhtuda, et esitatavad andmed sõltuvad kanalist, võivad olla erineva detailsusega. Ehk et täna tegelikult jah, me teame, et kui andmeid esitatakse XBRL GL formaadis, et siis nad tulevad oluliselt detailsemalt, tulevad tehingupõhiselt. Kuidas saab olema andmete esitamine näiteks iseteeninduskeskkonnas, et seda veel me ei ole tegelikult päris lõplikult läbi analüüsinud, ehk et see kõik on meil veel ees, kui me lähme seda detailanalüüsi tegema. Mis on nagu hästi olulised, et kasutajate õigused saavad uues protsessis olema detailsemalt reguleeritud.
andmete esitamise ja vaatamise osas. Siin ma juba ka nagu puudutasin, et siis sõltuvalt sellest, et mis plokki on õigus andmete esitajal esitada, ehk kas ta näiteks tal on õigus esitada ainult palgaandmed, et siis ta esitab seda palgaandmete plokki, kui tema on õigus esitada ainult tööga mitte seotud andmeid ehk et tänaseid XF-i andmeid, et siis ta esitab ainult seda teist plokki ehk et me eraldame selle ära. Täna meil on DST lisa 1 ja 2 õigus, et meil on nagu kõikidel üks õigus, sõltumata seda, et kas ta esitab DST deklaratsiooni või XF-i deklaratsiooni, aga siis me hakkame tegelikult nagu lahutama neid õigusi. Et inimene või töötaja, kes siis neid andmeid meile esitab, et tema saaks esitada ainult neid andmeid, mis õigus tal on antud ja siis ka vältida kuritarvitusi andmete kasutamise osas, kus tal tegelikult õigust ligipääsu ei peaks olema. Ja lisandub siis eelkinnitamise võimalus, et sellest ma nagu ka korra juba rääkisin, ehk et kui Xperi LGL-iga saadetakse andmete plokk meile, et siis me võimaldame ka neid andmeid koheselt või et me juba koheselt eelkinnitame need andmed ära. Ja siin nüüd tulebki nagu terviklikult see tulevikuprotsess ette, et jällegi ma ütlen, et sõltuvalt nüüd ekraani suurusest, võib see olla suhteliselt kribu, aga ma proovin nagu kirjeldada, ehk et rohkem ma peatun andmete esitamise ja eelkinnitamise kinnitamise protsessis ja toon siis need erisused välja EMTA ehk et iseteeninduskeskkond ja masin-masin-liides. Alustan võib-olla palgamakse lahendusest ja aruandevormist ehk et palgamakse lahendus sisuliselt täna meil on juba reaalaja majanduslikus vaates olemas, ehk et kui tehakse väljamakse pangas, siis ja ta kasutatakse palgamakse lahendust, et siis need andmed koheselt liiguvad Maksu- ja Tolliametisse, meie arutame välja maksukohustused ja saadame siis panka info tagasi ja ühe selle toiminguga siis tegelikult maksekorralduse palgamakse toiminguga siis saab inimene kätte oma töötasu ja meile tekib siis eeltäidetud DST koos maksukohustustega. Et siin selles vaates meil tegelikult muudatusi suuri ette näha ei ole selles tulevikuprotsessis, et mida me võib-olla mõtleme, et võib-olla me soovime siin kaaluda või kaalume võib-olla täiendavaid väljamakseliike ka selle lahendusse juurde panna. Ja siis pabervormi osas suures pildis protsess jääb samaks, aga mida me nagu tahame tegelikult saada, me tahame tegelikult saada seda, et me vigaseid andmeid pabervormiga ei sisestaks. Nii vähe, kui need ka meil täna juba tuleb, et kui andmed ei ole korrektsed meie jaoks, et siis pigem ikkagi peaks minema kliendile automaatselt teavitus, et need andmed tuleb parandada ja sellist deklaratsiooni me ei saa kahjuks sisestada. Aga nüüd EMTA ja masin-masin-liides osas. Et kõigepealt ma räägin EMTA süsteemist, et andmed siis tegelikult saab siis jätkuvalt laadida failiga, kas tervikdeklaratsiooni või plokkide kaupa ja on võimalik sisestada ka käsitsi. Ja andmete nähtavust siis ikkagi tuleks siis piirata vastavalt läbi nende kasutajaõiguste. Ja andmete sisestamisel loomulikult me teeme kontrolle ja hoiatuste nägemist saab siis kasutaja reguleerida. Ehk et ta saab ise nagu öelda, et missuguseid hoiatusi ta soovib, et talle näidatakse missuguseid hoiatusi mitte. Ehk et seal nagu intervjuudes tuli välja, et soovitakse nagu hoiatuste navigeerimist paremaks saada. Ja masin-masin-liidese puhul on siis niimoodi, et andmeid siis edastatakse ettevõtte süsteemist ja me andmeid siis töötleme koheselt, aga me töötleme neid asünkroonselt. See tähendab seda, et anname vastused siis, kui me oleme suutnud andmed ära töötlema, oleme ära andmed töötelnud
Ja mõte on siis tegelikult ka veel selles, et mis ka tuli välja intervjuudest, et kui andmed saadetakse meile masin-liidese kaudu, et siis tegelikult me peaksime ka koheselt andma klientidele infot järjekorra kohta. Et kui üheaegselt näiteks on meil hästi palju kliente ja me ei suuda koheselt andmeid töötlema hakata, et siis me näiteks ütleme, et te olete järjekorras 10 või 50 või 100 näiteks ja kui kaua orienteeruvalt võiks võib-olla siis aega minna andmete töötlemise peale. Et just tuligi ju see, nagu ma ütlesin ka, et pannakse andmed laadima või saatma ja siis minnakse vahepeal kobi tegema, sest ei tea iialgi, millal siis ükskord see andmestik Maksu- ja Tolliametisse ära laetakse. Ehk et jah, võiks anda järjekorra teada, et orienteeruvalt saab teada, et millal siis tema aeg kätte jõuab. Ja andmete esitamise kohta siis saab küsida loomulikult tagasisidet ja me anname siis neid masinloetaval kujul täpsemalt siis sinna kohta, kus siis probleemsed kohad meil on. Ja ma tahtsin korra tegelikult, ma mõtlesin, et see taksonoomia osas ma räägin selles järgmises plokis. Nii, nüüd eelkinnitamine ja kinnitamine. Meie e-EMTAS ehk iseteeninduskeskkonnas on siis niimoodi, et andmeid saab siis kinnitada tervikdeklaratsiooniga, aga saab ka eelkinnitada, kui kontrollide tulemusel ei tuvastatud vigu. Ehk et näiteks, et kui laetakse, ütleme, tänasel kuupäeval aruande tähtpäev on näiteks 10. kuupäev, aga kuu lõpus laetakse ära, märtsikuu lõpus laetakse ära märtsikuu andmestik meile, siis teostatakse süsteemis kontrollid, kas andmed on korrektsed või ei ole korrektsed ja juhul, kui selle andmeploki andmed on korrektsed, et siis tegelikult saab need andmed nagu ära eelkinnitada. Ja eelkinnitatud andmeid tegelikult tervikkinnitamisel siis me enam üle ei kontrolli, ehk et me võtame neid justkui aluseks. Ja kui hiljem laetakse teisi plokke juurde, mingeid andmeplokke, et siis me need vaatame täiendavalt üle ja tervikdeklaratsiooni kinnitamisel siis kinnitatakse deklaratsioon ära ja varem eelkinnitatud plokke me täiendavalt üle ei kontrolli, kui need olid korrektsed. Nii. Ja kinnitamist saab meie e-EMTA ehk iseteeninduskeskkonnas teha siis sõltumata esialgsest andmete esitamise kanalist. Ehk et selles mõttes see jääb endiselt, ehk et kui saadetakse andmeid näiteks masin teel meile, aga soovitakse neid meie e-EMTAs kinnitama tulla, et siis loomulikult on see võimalik, et seda võimalust keegi nagu ära ei võta. Ja masin-liidese puhul on siis sama, et kui edastatud andmeplokkidel tegelikult me vigu ei tuvastanud, äriloogilisi vigu või tehnilisi vigu, siis loetakse andmeplokk juba vaikimisi eelkinnitatuks, ehk et siis sellega me lööme selle asja nagu lukku vaikimisi. Ja masin-liidese kaudu on siis see jätkuvalt, et deklaratsiooni saab siis kinnitada ettevõtte süsteemist otse ja deklaratsiooni kohta loomulikult saab küsida infot, et mis seis tegelikult selle deklaratsiooniga on ja kui andmed meile ka laetakse, siis loomulikult me anname ka tagasisidet, kas andmed olid korrektsed või oli andmetes mingeid äriloogilisi vigu. Ja automaatne kinnitamine toimub siis tegelikult kehtiva seadusandluse kohaselt, kuid siin on meil ongi selles mõttes nüüd oluline koht, mida me veel siin, mida me küll korra analüüsisime ärianalüüsis, aga detailanalüüsis me peame veel detailsemalt läbi vaatama. Ehk et kui klient on saatnud meile ära
palgaandmed näiteks ja vaikimisi need justkui on nagu eelkinnitatud, et siis me kindlasti deklaratsiooni tähtpäeval peaksime saatma kas teavituse või mingi sõnumi, et kas need andmed, mis meil on nagu olemas, et kas need on lõplikud, kas me saame siis lõplikult selle deklaratsiooni lukku panna või tegelikult klient tuleb ja paneb ise need andmed veel juurde ja kinnitab ehk, et tegelikult ütleme, et see vaikimise eel kinnitatud plokk muutub hiljem kinnitatud deklaratsiooniks, et me ei saa nagu ise minna päris lõpuni selle deklaratsiooni kinnitamisega, kui klient ise nagu ei ole tegelikult neid andmeid üle vaadanud ja andnud lõpliku kinnituse, et temal rohkem nagu andmeid juurde saata ei ole või ta ei soovi ja et siis tegelikult ikkagi tuleks lõplik kinnitus anda kliendi poolt endal. Ja ma tahtsin korra siin pöörduda veel selle taksonoomia teema juurde tagasi ehk et nende andmete äriloogiliste kontrollide juurde, et täna tegelikult on meil olukord taoline, et kui meile esitatakse andmeid, näiteks märtsikuu DST tullakse meile esitama 10. aprilli paiku, 10. aprill on tähtaeg, siis on meil tegelikult see olukord, et see kuupäev, kui meile neid andmeid nagu laetakse, et siis me teatuid kontrolle teeme tänase hetke seisuga või vaatame siis korra sinna eelmisse kuusse. Aga tegelikult süsteem raamatupidamises toimub tegelikult niimoodi, et palgamakse kohustus võetakse üles näiteks 30. kuupäeval, arvutatakse välja inimeste palgad ja siis tegelikult käiakse kontrollimas, kas on tegemist residendiga või mitteresidendiga, kas tegemist on paindliku pensionisaajaga, kas ta on pensionär, kas et kõik need maksukohustuse alusandmed kontrollitakse sellel kuupäeval, kui seda palgakohustust ja maksukohustust raamatupidamissüsteemis üles võetakse ehk et niinimetatud tekkepõhiselt. See, et palk makstakse välja näiteks järgmise kuu 5. või 6. kuupäeval, et see tegelikult on selline tehniline protsess, kus antakse panka korraldus teostada palgamaksed. Ja tegelikult selle väljamakse tegemise päeval enam raamatupidamine ei käi kontrollimas, kas vahepeal on näiteks inimese residentsus muutunud, kas vahepeal on tulnud mingid muud infot peale. Ehk et tegelikult see palga väljamakse teostus toimub selle pealt, kuidas on see kohustus tekkepõhiselt üles võetud. Sealt leitakse inimese netosumma ja sealt siis makstakse palk välja. Ehk et väljamakse tegemisel enam neid alusandmeid ei kontrollita. Tänane tulumaksuseadus räägib sellest meile, et maksukohustused tuleb deklareerida meile kassapõhiselt. Ja me oleme kogu aeg ka rääkinud, et väljamakse tegemise järgi tuleb vaadata seda residentsust või mis iganes. Ja see on hästi oluline detail nüüd, et seal taksonoomis tegelikult me oleme juurde pannud sellise asja nagu kande tegemise kuupäev, mille all me siis tegelikult mõtleme seda päeva, millal see palgaarvestuses kohustus üles võetakse ja see annab meile omakorda infot selle kohta, et mis kuupäeva vastu meie saame neid andmeid ka oma süsteemis kontrollida ja anda siis tagasisidet kliendile. Ehk et jällegi me proovime liikuda rohkem sinna olukorda, kus ettevõte oma toiminguid teeb ja valideerib oma kontrolle nende kuupäevade vastu, kus reaalselt neid kandeid tehakse. Et seetõttu on see hästi oluline, aga iga maksukohustus sõltub jällegi omast kuupäevast, et mõni näiteks töötuskindlustusmakse kohustus, kui tegemist on paindliku pensioniga, see sõltub jällegi tegelikult, vaadatakse ikkagi järgmisest kuust, ehk et kui näiteks inimene jäi paindlikule pensionile märtsikuus, siis töötuskindlustusmakse kohustus lõpeb aprillikuust, et seal me peame nagu teistpidi seda kohustuse alusandmestikku kontrollima. Residentsuse puhul me proovime vaadata ikkagi seda päeva, millal seda kannet teostati, ehk et siis seda detailsust on hästi palju, et igal maksul on oma detailsus juures.
Et see oli selline täiendus, mida ma tahtsin sellest taksonoomia lahendusest teile juurde rääkida. Ja maksude tasumise osas meil tegelikult, mida me tahame teha juurde, on ikkagi see, et ülekandeid saab teha tõesti jätkuvalt meie süsteemis pangas ja sõltuvalt siis ka tarkvarast võimaldab ka neid kandeid teha läbi majandustarkvara ja hästi oluline, millega Maksu- ja Tolliamet veel nagu tegeleb lisaks teiste ärianalüüsi ja teiste maksuaruannete analüüsidele, et me tegelikult teeme ka seda, et majandustarkvaras saaks masin-liidese kaudu pärida ka EMTA-st maksukohustuste ja ettemaksukonto infot ehk et seda me soovime ka teostada ehk et selleks, et siis nüüd maksu riigile maksta, et jah, aruandeid saab nagu esitada masin-liidese kaudu otse raamatupidamisprogrammist hästi mugav, aga et ka maksukohustused ja ettemaksukonto info liiguks ka meile masin-liidese kaudu kliendile otse programmi. Ja deklaratsiooni andmete muutmine, siin me tahame liikuda sinna suunas, et jah, see on võimalik teostada sõltumata siis esitamise kanalist ja võimalik on seda, kui tehingupõhiselt on andmeid meile saadetud, siis neid tehingupõhiseid andmete muutmisi on võimalik saata masin-liidese kaudu mugavalt. Et selleks ei pea tulema spetsiaalselt EMTA iseteeninduskeskkonda, vaid seda saab otse raamatupidamisprogrammist saata, aga loomulikult seal taksonoomias on oma element selle kohta, kus siis tuleb nagu märkida, et mis põhjusel siis seda muudatust meile tehakse. Aga muudatuste loetelu saab olema oluliselt väiksem, kui meil täna see on. Ja siin lõpetuseks viimased slaidid, et räägin veel korraga sellest, et lisaks sellele, et me nagu analüüsisime seda teist äriprotsessi, nagu teiste enda äriprotsessi, siis tegelikult meil ongi siin nagu tugeva joonega on meil siis sellised väga tugevalt seotud teemad ehk et andmed tulevad andmete esitajalt. Me andmeid jagame siis MTA osapooltele, näiteks tuludeklaratsiooni, minu sissetulekutesse. Me väljastame andmeid meie partneritele, kes vajavad oma ülesannete täitmiseks, aga punktiiriga on meil siis siin olemas külgnevad teemad ehk et lisaks sellele, et me siis tugevalt seotud teemadega peame tegelema selles andmepõhise aruandluses. Me peame tegelikult väga palju tegelema ka külgnevate teemadega, nagu pääsuõigused, nagu see väga tugevalt käis nendes intervjuudes läbi, kuidas me saadame välja erinevaid teavitusi, meie enda sisesed järelkontrollid, mida me teeme andmetega, kuidas toimuvad meil arvestuse teemad, kuidas toimub isikupõhine arvestus, seotus väliste osapooltega ja tööandja vajadus seoses siis töötajate andmetega ehk et mida siis tegelikult tööandja soovib veel meie käest teada saada, et ta saaks esitada meile korrektseid andmeid, et üks teema, mis meil nagu läbi jooksis, oli ikkagi see, et kas töötamise registrisse oleks võimalik saada infot näiteks maksuvaba tulu kohta või et tööandja saaks märkida ära, et selle inimese osas ta rakendab maksuvaba tulu ja et meie omakorda teeks siis taustakontrolli, et topelt maksuvaba tulu rakendamist ei toimuks. Ja nüüd päris lõpus siis mõned kokkuvõtvad soovitused või mõtted selle projekti edukaks teostuseks. Et me tajusime väga tugevalt ära seda, et hästi oluline on koostöö teiste osapooltega. Oluline on huvitatud osapoolte omavaheline koostöö ja kommunikatsioon. Siin siis eelkõige Statistikaametiga meil on tihe koostöö, raamatupidajate koguga, riigiga. Siis meil on Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ehk et väga oluline on osapoolte omavaheline koostöö, aga siin suur koostöö tegelikult on ka raamatupidamistarkvara arendajatega ehk et me ei saa seda muidu edukalt teha, kui raamatupidamistarkvara arendajad kaasa ei tule ehk et me väga vajame, et nemad meiega ka kaasa
tulevad ja siin hästi suur mõju selles edukuses on ikkagi ka see, et andmete esitaja ja ka raamatupidamiste tarkvara arendaja, et me kõik tunnetame konkreetset kasu, mis me sellest uuest lähenemisest saame. Et kasu andmete esitajale, ettevõtte juhile, kasu tarkvara arendajale, kasu riigile ja nii edasi. Ja muudatuste juhtimise osas ongi siin veel kord nagu oluline see, et meil on olemas vastav taksonoomia, et partnerid ja arendajad tegelikult teavad seda taksonoomiat ja nad saaksid võimalikult varakult hakata ka oma aega ja ressurssi planeerima ja et meil see oleks nagu tihe koostöö. Ja me oleme nagu planeerinud ikkagi taoliselt, nii nagu ka siin need soovitused on öeldud, ehk et me kindlasti ei lähe tegema korraga ühte suurt uut DST-d, vaid et soovitus on ikkagi, Nortali poolt ka meil oli teha etapiviisiliselt seda tööd, ehk et me oleme ikkagi planeerinud liikuda etapiviisiliselt andmepõhise aruandlusele DST vaatest. Ja etapiviisiline tootestamine tegelikult võimaldab meil võtta arvesse erinevate osapoolte tehnilist võimekust, töötempot ja ressursse, planeerida meil enda paremini seda projekti ajakava. Kindlasti etapiviisiline tootestamine võimaldab maandada vigu ja erinevaid riske maandada. Ja me saame tegelikult etapiviisilise teostusega tegelikult liikuda rohkem agiilse arenduse põhimõtetel. Ja lõpetuseks siis, et mis on siis meie tulevikuplaanid. Et kui täna meil tegelikult on protsess taoline, et andmeid sisestatakse, siis Maksu- ja Tolliametis toimub justkui integratsiooni moodustamine ja siis see teine tumesinine osa on see, et ärireeglite kontroll, siis tulevikuprotsess on taoline, et toimub andmete sisestamine ja läbi andmete sisestamise moodustatakse XBRL fail, mis siis liigub meile ja sellega siis tegelikult me moodustame deklaratsiooni ja selle pealt toimub siis ärireeglite kontroll. Ja praegu, ma ei tea, võib-olla optimistlik plaan, võib-olla mitte, aga tänane plaan on siis taoliselt, et selle aasta lõpuks siis on olemas meil see lõplik taksonoomia ja arendustööde algus, ehk et me sügisel nüüd, ma loodan väga, kui meil on nüüd olemas väline partner, kes hakkab meil seda realiseerima, et me sügisel hakkame liikuma edasi detailanalüüsi, tehnilise analüüsiga ja 2025. aastal läheb täiemahuliselt arendustöödeks ja 2026. aasta alguses ma loodan, et on meil võimekus on olemas meil siis andmepõhine aruandlus, isikutele tehtud väljamaksete andmete vastuvõtmiseks tehingupõhiselt. Ja ehk, et DST lisa 1 ja lisa 2 on meil siis läbinud selle niinimetatud kapitaalremondi. Ja kuna meil tegelikult nüüd see andmepõhine aruandlus toob kaasa ka andmemudeli uuenduse, see tähendab, et me senise andmemudeliga enam ei saa edasi liikuda, et me ikkagi peame tegema siia nagu uue andmemudeli, siis on meil ikkagi olukord see, et me saame liikuda tootesse aasta alguses, me ei saa liikuda sinna poole aasta pealt, sest meil kogu see aruandluspõhimõte, andmete statistika ja kõik see muu lendab muidu vastu, on väga keeruline neid kõike kokku mäppida. Ehk et meil ongi oluline, et me saaksime aasta alguses sellega tootesse liikuda. Ehk et kui 26 ei õnnestu, siis võib juhtuda, et ta lükkub lihtsalt aasta võrra edasi, mida me kahjuks ei taha. Et seetõttu me ikkagi pingutame praegu selle nimel, et me saame 2026. aastal selle valmis ja ma väga loodan, et meil on ikkagi partneriks ka tarkvara arendajad, kes meile tulevad appi, et seda kõike testida ja arendada.
ja tegelikult on nüüd Maksu- ja Tolliameti lehel ka olemas eraldi pesa andmepõhise aruandluse kohta ja see on kättesaadav siis meie enda ametuudised ja kontakti alt. Ja siin meil on olemas siis tegelikult viide selle taksonoomiale, mis on Statistikaameti lehel olemas. Ja see on nüüd valideeritud läbi mitme tarkvaraarendajaga ja tehtud muudatusi sinna juurde. Ja siin on ka kõiksugune lisamaterjal, mis on siis võimalik kätte saada andmepõhise aruandluse juures. Ja veel üks märkus, mis ma tahtsin tegelikult teile korra rääkida, mul kõik need taksonoomia asjad tulevad jooksvalt peale, et kui ma rääkisin sellest, et jah, et me paneme lisa 1 ja 2 tahaks nagu kokku panna, ehk et taksonoomias on justkui ühes plokis on siis need residendid ja mitteresidendid. Ta jaguneb siis meil töötamisega seotud väljamaksed ja töötamisega mitte seotud väljamaksed. Ja ühes plokis on meil siis nii positiivsed väärtused kui negatiivsed väärtused, ehk et meil ei ole enam ei A-osasid ega B-osasid, vaid kõik on ühes vaates. Aga väljamakse liikide osas tegelikult me jõudsime ka sinnamaani, et kui täna näiteks töötasu väljamakse puhul on meil olemas 10, 11 ja 12 ehk et 10 väljamakse on meil töötasu, tavaline töötasu, kus on kõik maksud. 11 on meil siis Eesti A1, see tähendab, et töötamine, et Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud inimesele A1, see tähendab, et ajutiselt töötab siis näiteks teises riigis. Seda tulumaksukohustus on teises riigis, aga ta on Eesti sotsiaalkindlustuse kaitse all. Et siis ta peab märkima selle Eesti A1, et sotsiaalmaks tuleb Eestisse ja 12 on vastupidi, et inimene töötab Eestis mitte resident või ta võib isegi olla meie resident, aga ta lihtsalt töötab Eestis siin pikemaajaliselt, aga ta on välisriigi sotsiaalse kaitse all ehk empriigi sotsiaalse kaitse all. Et siis ta märgib sinna oma riigi A1 ja see tähendab seda, et tulumaks tuleb Eestisse ja sotsiaalmaks läheb välisriiki. Et me see 3 väljamakse plokk, me teeme sealt ühe. Ja see taksonoomia täiesti võimaldab seda, et seal ongi siis see koht, et kui A1 on märkimata, et siis tulevad kõik maksud Eestisse. Kui sinna märgitakse Eesti A1, siis see tähendab seda, et tuleb Eestisse sotsiaalmaks, tulumaksu ei tule. Ja vastupidi, et kui on välisriigi A1, et siis tulumaks on Eestis ja sotsiaalkindlustusmaksed lähevad välisriiki ehk et kui te nagu selle taksonoomiaga tutvute seal, et siis tegelikult sellist uudsust on seal ikkagi väga palju ja hästi oluline on ka aru saada sellest, et see andmepõhine aruandlus või tehingupõhine aruandlus ongi see, et andmeid saadetakse meile tehingupõhiselt, mitte koondsummana, nagu meil praegu oli, et ütleme, et liideti kokku kõik töötasu, kalendrikuus tehtud töötasu ja saadeti ühe summaga, vaid et kui seda töötasu on makstud 3 korda kalendrikuus, et siis tuleb 3 eraldi kannet. Ja me teeme kindlasti sinna juurde lisaks selle statistilisele või selle taksonoomia failile tuleb juurde tegelikult ka lähteandmete fail ehk et kus on siis ka juba numbrilised näited, kuidas siis tegelikult see taksonoomia üldse nagu välja nägema hakkab. Et siin lõpus veel ma tänan kõiki, kes andsid panuse meie analüüsi valmimisse. Ja nüüd siis oleme valmis vastama ka küsimustele. Aitäh, Külli, sulle selle rohkem kui 1,5 tunni eest. Chati hetkel küsimusi tulnud ei ole, aga et nüüd on aega ja aruteluks, et kui teil on küsimus, siis te võite tegelikult oma mikrofoni lahti teha ja esitada Küllile mõned küsimused. Et praegu on see aeg. Et meil on jäänud veel tegelikult 19 minutit, et aga ma võib-olla annaks sõna ka meie äriarhitekti Annile, kes oli tugevasti selles analüüsis mulle abiks ja toeks. Et võib-olla Anni, sa tahad midagi kommenteerida, mis jäi täna 2 silma või kõrva vahele või lause vahele?
võtsin mikrofoni ka maha, siis on lihtsam rääkida, äkki kuulete midagi. Ja Külli tegi väga kena ülevaate siin kõikidest asjadest juba, et mina lihtsalt ise ärispetsiifikat nii hästi ei tea, et vaatame siin natukene kõrgemalt seda asja ja vaatame üleüldiselt, eks ju, et andmepõhisest aruandlusest ja lihtsalt jah, kommentaariks, et tahame tulla just, kui me räägime sellest kandepõhisusest ja andmete edastamisest, et on ta siis reaalajas või mitte. Et nii siin DST puhul kui ka tegelikult teiste andmevahetuste, mis me siin andmepõhises aruandluses teeme, et ka käibemaksus ja niimoodi, et see idee või eesmärk on siis jah, minna võimalikult nende andmete juures, mis siis on tarvis esitada riigile, et just võimalikult siis nagu selle juurde, kuidas need andmed tekivad ja millised need andmed seal tekkides on ju. Et siis andmeesitajatel see koormus, et kuidas nad täpselt neid andmeid aruannetesse kokku panevad, langeks ära, et see on nagu see põhiidee kogu sellel andmepõhisel aruandlusel ja siis sealhulgas ka asutuste vahel kokku leppida, et me kõik defineerime need andmed ühtemoodi ära ja saame ühtemoodi neist aru, et andmeesitajad ei peaks maadlema sellega, et nemad peavad neid ühte või teist või kolmandat pidi sisustama asutuste jaoks. Et vot selline, ehk siis selle andmepõhise aruandluse jah, see põhimõte, et ühekordne sisestamine, et sa teed selle kande selle ära, paned klassifikaatorid juurde ja siis selle pealt siis on võimalik juba neid aruandeid ühele, teisele, kolmandale riigiasutustele automaatselt genereerida, et ilma, et keegi siis peaks seal veel midagi vahel tegema. Aga jah, et tundus, et küll juba rääkis nii kõik ära, et ega mul siin midagi rohkem polegi öelda, et kui jah, veel kellelgi küsimusi on siis või mõtteid. Ma tahan võib-olla juurde lisada selle, mul tuli veel meelde, et vot eelmine nädal meil oli kohapealne selle analüüsi tutvustus ja siis väga palju ikkagi ka arutelu tekkis. Et tegelikult ma tahan ka öelda seda, et kui me oleme siiamaani olnud hästi palju hädas sellega, et meil tekivad mingid sendivahed ja me oleme sellega nagu hädas olnud, et siis tegelikult on ikkagi see, et selle tehingupõhise aruandluse põhjal need sendivahed pigem peaks ära kaduma, sest me saame just selle konkreetse tehingu põhjalt selle andmestiku ehk et me ei summeeri neid andmeid kokku, me peame maksukohustusi kokku summeerima ehk et see tegelikult peaks lahendama ka selle raamatupidajate häda see, et tekib seal mingi sendivahe ja me peame seal hälbeid tekitama või mis iganes. Et see koht on nagu ja ma mõtlen, mis ja eelmine nädal ikkagi need mõned küsimused, mis seal tegelikult nagu tekkisid, et hästi palju oli ikkagi seda osa, et küsimused tekivad nagu selle tänase olukorra osas, et kuidas täna meil see süsteem on üles ehitatud ehk kõik need tänased hädad. Aga tegelikult see uudsus on ikkagi selles, et nagu Aini ütles, et me rohkem läheme siin alusandmetesse, mida rohkem me oleme alusandmetes, seda rohkem on lihtsam nende andmetega tegelikult edasi töödelda. Aga jah, et see, et milline ta nüüd kasutajaliideses lõplikult see vaade saab olema, et seda me tegelikult täna veel ei tea, et meil täna lihtsalt võib-olla on tekkinud nagu selline tervikpilt, et kuidas üldse mis asi see andmepõhine aruandlus on ja kuidas me nagu liikuda tahaksime, aga millised need lõplikud detailid on, et see kõik on alles, me oleme nagu siin nagu suht alguses, et kindlasti kõik need, kes intervjuudes olid kaasas, me kindlasti kasutame neid ka edaspidi, eriti tarkvaraarendajad, et seda teenust ikkagi saada selliseks, nagu kasutaja soovib seda. Ja vaadates ka, vabandust, lasen kellelgi teisel ka rääkida. No räägin ise siis, et natukene seda vaadet siis ka, et nagu Külli ütles, et me saame ühtedel samadel alustel et need tehingu ja kanded ja tehingu kuupäevad võimaldavad meil ühtedel samadel alustel neid arvestusi ja arvutusi teha, eks ju, kuigi ma saan aru, et see nõuab ka seaduses kohendusi. Ja teine asi siis, mis ei ole justkui nagu otseselt meie või DST, eks ju, mure,
aga vaatame seda kliendi protsessi ka või andmeesitaja protsessi selles vaates, et mis infot tal üldse on vaja selleks, et andmeid esitada. et siis me proovime ka seda, et kõik see vajalik info oleks kuskilt kättesaadav, on see siis lõpuks EMTA või on see siis mõni teine riigiasutus, näiteks paindlike pensionite kohta või mis iganes, et vähendada seda, et me üldse peaks tagantjärele kuhugi neid muudatusi tegema või tähendab, et andmeesitajad peaks siis tegema, et selgub mingi info tagantjärele, et selliseid asju tahaks pigem vähendada. Välistada ei saa, eks residentsuse teema on selline natukene keerulisem, aga et nii palju infot kui võimalik oleks andmeesitajatel olemas ja et saaksime siis ka meie täpselt nendel samadel alustusel arvestust, arvutusi teha, et see on ka üks selline asi veel. Ja see eelkinnitamine, see võib-olla on tõesti selles mõttes nagu uus mõiste või lähenemine ehk, et kui andmeid laetakse, et siis me tõesti teeme selle kontrolli ja teeme justkui selle eelkinnitamise võimaluse ära. Ja kui seda plokki uuesti ei parandata, ega andmed peale ei laeta seda uut plokki, et siis me üle nagu ei valideeri. Aga muidugi jätkuvalt on ikkagi see, et kui esitatud plokki on vaja muudatusi teha, et siis ikkagi tuleb uuesti see plokk nagu laadida, et päris nii ei saa, et oli alguses mingi 100 töötajat ja siis ühe töötaja lisan või kustutan, et siis ainult selle ühe töötajaga siis tegelen, et tegelikult ikka plokiga terviklikult tuleb uuesti esitada, aga need on kõik selles mõttes tehnilised andmed, millega veel saab siin möllata küll ja küll. Siis võib-olla veel ühe asjana, mis on siin murekohad, nagu ikka on murekohad, on ju, ja on ka meil murekohad, kus on ikka palju vastuseid, mida meil võib-olla veel ei ole või mida me saame alles teada, kui me läheme tehnilisse analüüsi. Et nagu ikka, et tahame teha uut ja hästi, et aga kuidas see üleminek vanalt täpselt toimub või et kui keeruline see saab olema, et see on meil ka siin on ju väljakutse ja siis ka üritame nii palju kui võimalik andmeesitajate ja ERP-ide ja kõigiga arvestada, et kõik jõuaks, et lihtsalt ei ole nagu välistatud see, eks ju, et kui me tahame nüüd tõesti minna uuele paremale andmemudelile, et kõike seda, sealhulgas ka statistikat ja muid asju parandada, et siis võib juhtuda, et meil tuleb see ka kasutajaliideses, eks ju, TST esitamise vormi muudatus, mis tähendab seda, et eks ju see uuel kujul, vorm on halb sõna, on ju, et uuel kujul fail siis on ju, et isegi need, kes kasutavad kasutajaliidest, et see oleks siis ka ERP-ide programmidest sellisel kujul kättesaadav, on ju, sest neid, kes meil ikkagi päris käsitsi andmeid sisestavad, et näiteks palgaandmeid on ikka üliväike osa, et kõik käib ikka väljavõtete pealt. Et jah, selliseid suuri asju tehes paraku tulevad need raskused, aga samas siis see väärtus pärast on jälle suurem, et kui me saame sellele uutele põhimõtetele ilusti üle minna. Aga ma ei tea küll ju. Tundub, et täna küsimusi ei tule, aga teie lahkel loel, kes te kõik täna siin olete, registreerusite esitlusele, et teie meiliaadressid meil jäävad nii-öelda alles, et kui meil on vajadus edasistes analüüsides tagasisidet saada või infot jagada, et me hea meelega teeme seda teile. Sest nagu Külli esitlusest oli näha, et see ei olnud lõpp, vaid see oli vaheetapp, et me liigume nüüd edasi järgmisesse analüüsi etappi. Ja kõiki küsimusi, mis teil tekib edaspidi, siis võite saata kas minu meilil või Külli Külmkivistiku meili peale või ka üldmeilil tst@emta.ee. Ja aitäh, et kuulasite. Ja materjalid saadame viited materjalidele siis loodetavasti kas selle või järgmise nädala jooksul teie meilidele, nii et saate siis ka slaide vaadata järgi ja tutvuda ka lõpuks lõpparuandega. Aga aitäh kõigile, aitäh Küllile, aitäh Annile ja ilusat päeva jätku kõigile. Olgu, nägemist. Nägemist, aitäh.